Tere kõik Setomaa saate ka ja tämba on meil järjekordne Setomaa lehe tutvustuse saade ja mul saatekülalisest on Kauksi Ülle, Setomaa lehe toimetaja. Tere! Tere! Et kaemi siis, mis on meil vahtsed Setomaa augustinumbri? Augusti on Setomaal kõige sänne niinku töitseb ja tahas ütelda, et ka lõbusab kuu, kus ei saaki ja paru, kas sa tiid tüüd vai rõõmustad niisama, aga augustin üttegi vapa päive ega õdakut ega hummukut ei ole, sellepärast, et augustin on väga palju Seto toimetusi. No oli vist augustikuu oli päris hull kuu. Kuule jaa, tähendas, et igatahes ma soovita kõigil naistel mehi mõjutada, et ne kõiki üritusi kuningriigi ja paasapäeva ümbruste kõrraga ei panes, et sinna rohkem vist ei mahuine. Et loomulikult kuningriigi päiv, et sääne tõesti kõige tähtsab Setomaa päiv, et kos ega Seto peassi siis keseks tund, et kuigi oma maa ja oma keele ja oma kestmiseist välän peassi iks kohal olema ja tead ausalt ütelda väga vallus saa vahel, kui mõni tutva nuur ütles, et ei, ma lähe see aasta mõnele tõsele festivalile. Tead, Seto kuningriik Seto jaos ei ole festival, Seto kuningriik Seto jaos skina kuningriigi päiv. Aga mis siin moraali lugeda, et tegelikult on kuningriigi päiv timahava äärmiselt illus, küllatava küla juba loodusega ja oma tolle rahvaga juba sääne eriline vaatamisväärsus, kui palju kõik tüüd teivad, kui hästi kõik kaasa tulliva. Ja ütle sõnaga, et toda tiiet sina kuis kõraldajatest muidugi veel parempale kui ma. Ja kuningriigi päevast oli siis nõus väikese omapoolse ülevaatekese kirutama Tormipiret, kes see aasta oli siis tantsuvõistluisi kõrraldaja, et timegu tantsupeo läbi viia. Ilmselt olen vallanum väga sääne nagu väärikas tegija tollel alal ja tõepoolest üle 30 naase tuli siis võistlema. Et oli juba omaette vaatamisväärsus ja mälestüsti muidu, et kui hästi tuu kõik välja tull. Nojah, terve edime lehekülg ja veel terve puul Setomaa leht on vist kuningriiki täis, nii peadki vist olema. Nii peadki olema. Et teisilde hääd mida sinna kirutada ja hää et keda pildistada, sestki oma 600 inimest oli Seto rõivil ja tolle üle mi või ainult uhke olla. Nii. Tõsel leheküljel mi pühendumikiga latsipäevale väga tähelepanuväärselt ütlesegi tolle latsipäeva meenutaja Tormipiret ja Kittusekelli, et pigem oli tegemist noortepäevaga. Eelmine noorsootska Maria tegi ka tublit tööd ja sellel latsipäeval muidugi tule kõige rohkem kitta Aira ja Rein Tarrost, kes oli väga põhjalikult oma talu ja küla baasil tolle kuningriigi päeva lahendanu, et hummukune matk, kohtumine külaelanikega, nii et kotuse ja talunaksi kõnelema, et kost mi müüda lätsi, kuulsami mesilaste kasvatamisest, kos oli vana kuul, kos keegi elli, üten talun panti rõivit sälge, et üte sõnaga, et oli niiviisi, et tuu küla väga ilusti avanesi ja tõesti see aasta oli väga hästi, et kats külla oli palju vaivanen ja tõesti nagu inimesed sai seal just nii ilusan kotusen teete oma kuningriigipäeva ja latsipäeva. Ja Nuursooskas tahtit oli ka päris palju osa ütliva, keda kutsuti kandidiirme ütliva ka, et võib-olla mõni järgmine aasta. Ja Triinu-Liis Tarros osutusises vahtses Nuursootskas ja tegemist on taas väga sisuka neiuga, kes on juba ka üks Setomaa valla noor literaat, kes on
juba välja andnu Setomaa lastelaulude kogumiku oma illustratsioonega, nii et väga vahva. Ja loomulikult siis Ülemsootska valimine, et siis Ülemsootska istus mul siinsaman kõrval hetkel. Võib-olla sa esi kommenteerid, et mis tunnes siis oli, kui tu Kiivara sulle kätte anti? Nojah, et see saade ongi mul edimene saade Ülemsootskana, et kui tulla sinna tagasi Ülemsootska valimise mano, et ega tu tunne oli väga sääne vähekene hirmutav ja pand ikkagi võib-olla eski jalakase vähe värisema ja ega ta on väga kimmes tunne ees ole, aga mul oli väga hea meel, et nii palju häid kandidaate oli meil Timahova. Ega üldse oleks võinud neist olla Ülemsootska ja vist oli ka kõige rohkem valijaid sellel kuningriigil, nii et nüüd on Pekko oma valikud enne, rahvas on oma valikud enne, nüüd tuleb siis Ülemsootskana jätkada. Aga muidugi me siin arvati ka, et äkki Ülemsootska peasi ka üte veel YouTube'i saate tegema, et siis ma siis saa rahvale edasi anda, et mis siis Pekko Seto rahvale ütles. Meil oli enne, et mis tuu pealkiri võis tuu saatel olla? Ma arvan, et tuu on väga hää. Ja minul kui aukirjanikul on väga hää miil, et me oleme saanud Ülemsootska, kes valdas seto kilt kõnen ja kirjan, and välja raamatit. et tolle mõtten on hästi hää. Ja ma arvan, et võis sääne saade kimmele olla, sellepärast, et jopa tuu, et kui rahvaga kõneldas oman keelen, kui arutedas ja ma arvan, et tuu võis olla siis kas Ülemsootska märgotas, Ülemsootska tuumatas, Ülemsootska kuts üles, Ülemsootskad soovitas. Aitama, nüüd oli nii palju, et mõtleme ja kaeme. Võib-olla kullejatel ka midagi huvitavat pakku. Võite saata meile, mis võisi olla tuu Ülemsootska jututunni, mitte jututund, ma arvan, et tule veideb paika. Jutuminutite saate pealkiri. Siin on sellen edimetsen veerun, mi nüüd loodame, et egan lehenum ses veerg, et mis siis tettu, mis teoksil ja mis päevakõrral, et katsjanest mustan kirjan asja, hoidke umma ja hoidke kokku. Väga asjalik. Ja hoidke kokku. Just nimelt. Teemegi nii. Nii nagu Pekko ütel. Just. Aga lähme edasi lehega. Nassari Elvi, mi aolookirutaja, siis on võtnud ette mälestuse maalikunstnik Kormašovi Nikolaist, kes sündü 1921 lahkumi hulgas 2012 ja Maarjapäeval täütusest time sünnüst 90 aastat. Oma esast ja Petserimaast kõnelses Nassari Elvile Andrei Kormašov ja ma lisassi sellele leheloole, et ka mul hindel oli au Nikolai Kormašoviga kohtuda, nimelt kui me asutime galeriises kuskil kas 2005 või 2006, me teime seal Kormašovi suure näituse galeriin ja siis ma mäleta, et pildi oli nii hinnalise, et me kolisime pisipoja truvariga üüsest nagu galeriisse, et olla noide pilte kõrval, et no kindlale väärikalt siis tagasi anda kunstnikule, kui näitus läbi saa. Nii et oli väga sääne eriline noide pilte sean olla. Et ma arvan, et see vääris pikke lugemist kõigil, kellel vähegi ajaloo ja kunstiajaloo vasta huvi on. Ja lugemist on terve leheküle jagu ja vähekene veel pääle. Aga kaeme, mis läheb edasi meil. Ja siis Nassari Elvi kirutses ka Järjevil Petseri ehitus- ja keraamikakoolile ehk tööstuskoolile ja seokerta peatus siis oppajatel. Edu oppajate asi on väga oluline, et oppaja väga palju otsustas tuleviku üle ja tõesti siin on olnud väga erilisi oppaid, et siis, kes oma vähegi Petseri ehitus- ja keraamikakooliga seotu olnu või siis nagu
tundvad, neil on viil midagi lisada või kellelgi on viil neid mälestusi, siis tulegi võtta Nassari Jelviga nagu ühendust, et või ka ajalehe kontakti peale. Ja veel enne, kui läheme edasi vallauudistemana, mis on alati meil Setomaa lehe vaheleht, kui teile saade miildus, siis näidake saatele pässe. Ja siin all just ka tekst kõgaig. Seal on siis kirja, kosti saati Setomaa lehte hindle telli selle, et kõik, kes ei elä Setomaal, pead lehe telmä, et leht koda tulesi. Et ma arvan, et mi saatest ütlesin tämän vähe, et telkaga leht ja kõik kontaktandme, kost kaudu tellida saat, juusk siin all. Aga läheme siis vallauudistega edasi. Vallauudistest on siin illus pilt, kus siis vallavanem Kudre Raul Treski-Küünin kultuuriseminaril sõnavõtt iluste kõrdapitten Seto Rõivil ja Kaap Pään, et ma tahtsegi veel käsitöö koolitusel käynyt inimesena panda syöme peale, et kui Seto mehek kandva pikkuub, siis peas sinna manukka kaabu käymä. Et kui niiviisi lihtsalt särgiväel palavaga ja poolelde töisen olukorran, siis tuu paljas pää õigustettu, aga tolle pikkuue manu kimmele käy nagu kaabu ka. Ja siis siin on hää miil, et vallavanempal ka niiviisi Ja siin toimuses 2. kuni 16. augustil Kagu-Eestin ametnike välitööd. Kindale sa Rein tiiät viil manu lisada midagi nendest välitöödest Kelli artiklile? Nojah, välitöö all sääne värk, kus siis Kagu-Eestis tuli terve hulk ametnikke ja meil oli õgasugumatsi kokkusaamisi ja mitte õnne Setomaa valla, vaid ka tõiste Kagu-Eesti valdade. Ja oli päris asjalikke arutelusid. Meil on sääne luutmine, et tuust, kui ametniku said Päälinnast välja ja sai siia Lõuna-Eestisse, siis vast nägeva ka, et kus siin tegelikult elu käy ja võibolla võtva vastu targapid otsussid, kui võibolla siiamaani on vahepeal trehvänud. Ma arvan, et tõesti või niimoodi olla, et kui inimene oma silmaga näge, siis on tuu midagi muud kui lihtsalt kuuldva luge ajalehest. Ja Setomaa valla arengukava pandas avalikult välja, nii et seal saa ka üten kõnelda, et avalik arutelu 9. septembril. Ja siis siis kõiksugu kursusi viil ja säänest väikest infot, mida saa see sega ütsid esi lugeda. Nüüd me oleme jõudnuses 6. leheküljele ehk valla tõsele leheküljele ja vahepeal on siis külade mängud toimunu, et 10. augustil oli see spordivõistlus külade mängu ja siis korraldamise võtse hinda kanda MTÜ Vabadussport ja siin oli siis kõva mõõduvõtmine olnud, et oli see huvitava võistluse nagu kablakargus, täpsusvise, arva ära, veel on väge, aja peale diskogolf, Saturni rõngast, kopp, maa on laava, vee raskus ja Ütese külla tuli siis kohale ja võitseses Litvina küla. Ja siis hajaasutusprogrammist jagati toetusi ja vallavolikogu pidasi ka oma istungi ära. Ja siis suur intervjuu seokord Kelli Kittuselt, et Meremäe kooli vahtse direktoriga, kelle nimi on Fee Tamm. Intervjuud tasus lugeda. Fee on väga laia silmaringiga inimene ja tõesti elänu Inglismaal, Kanadan, Austraalian, reisnu palju mõist kiili ja on väga sooja ja särava naaratusega ja kõigi laste suhten väga avatu. Ja tämpäeval siis au meil käiväga Meremäe kooli avaaktusel. Aktus oli tõesti niimoodi väga sääne
väga sääne, kuis ütelda, lõbus ja meeleolukas. Meeleolukas, veekõne oli väga südamlik, niimoodi ja tõesti kooli kollektiivin poole vahtse oppaja tulnu ja latsi manut tulnu kuuli ja sääne muusikaprogramm ja täiesti ehtne ingliskiilne oppaja, kes mäng hästi kitarri, nii et ma juba naljatlesin nagu pereringiin, et nüüd on siis Meremäe koolist saanud peaaegu nagu erakooli taoline kuul, kus on siis inglise keele, seto keele muusika erikallak ja väike sääne hipivaimsus ja ega pole paha, nagu ütel kunagi mu sugulane. Nojah, et tegelikult oligi väga sääne süämele lämmi kaia, kus tuo Meremäe kooli aktus on sääne hästi südämlik ja kohal oli jah, just oppaja, vahtse oppaja ja kes mängis muusikat ja oma ala professionaalid, nii et mul on väga suurt usku Meremäe koolisse. Ja minul ka, et soovime edu koolile tarkusepäeva puhul. Ja siis viilum siin väidikese valla uudisten kõneldu vallale Setomaa muuseumide plaane ja siis andas väikene ülevaade noorte suvistest tegemistest. Noortekeskuse veidikese suvel puhassiva ka, aga siis tehti Õkva ekstreemspordi nätäl, niimoodi käytti siis vabadussporditreeneritega kõikvõimalikel treeningutel ja perendeti ka võistluse ära. Nii et tuu suur uutmine, et kuna noorsootöötajatel puhkus lõppes ja kuna saa jällegi midagi vahvat, et tuleks väga suure hooga valla ja Õkva nakkasiva sõidu ja tegemise ja võistluse ja parkuuri ja nii, et väga tore suve lõpp oli igatahes Setomaa noortel. Ja ka muuseumidel muudku teetas vahtsit asju, et kõigepealt sinu üteldu, et edimese pääsukesena valmi kostipäeva ajas muuseumi Mõtsarale Setode kultuurirada. Nii et ka tuum juba väga huvitav. Ja siis ka miga huviga, et kus siis muuseumi edesi tegutsese. Ja jõuamegi jälki Setomaa ajalehe setokiilsite külgede peale ja nii kui õks, kuna kuningriik on kõõ tähtsab, siis ja kuningriigi meistrite valimine on kuningriigi võib-olla veel tähtsabki kui ülemsootska valimine, selle, et meistri on uu, kes kandvaks seto kultuuri edesi. No tähendas, et meistritega on nüüd niimoodi, et on meistrid, kes mõistvad oda tiitlit nagu rohkem rakendada ja mõistvad ollega nagu rohkem midagi ette võtta ja pandva oma piirakute kõrvale vai käsitöö kõrvale vai niimoodi. Aga on säänsid, et meistrid, kes tõesti oma väga tegija, aga kes ei ole nii suure organisaatori või ettevõtja soonega õnnistettu või niimoodi, et see snukipuse nagu natuke tagaplaanile jääma, et tuu meistrite kaasatõmbamine terve aasta jaos on üks tõsine ülesanne, nagu sa oled alati ütelnud, Seto kuningriik on 365 päeva aastan, et siis tule tõesti teha neid jõupingutusi, et ne meistri saasi mitte ainult siin pildi peal, vaid et ne oleks siis kõik aig nähtava. No mina tahaks küll, et 26. Seto kuningriigi meistri olesi üks terve aasta läbi pildi peal. No muidugi on võib-olla rasse pildi peal olla karguse kargajal aasta otsa, aga ikkagi võisi välja mõtelda, et ka see tiitli on väärikas ja tasus näütamist. No karguse kargaja tiitli on väga väärikas igatahes, et miikoorin ei jäteta kunagi mainmata, et ka tiim karguse kargaja tiitli saanud. Aga loe meile ette, et me kõik tiiasi, kes on
Nii. kuningriigi meistri. Ja näputöömeistris sai siis Pärtini Sigrid ja näputöömeistril tuli seokord takku praadata, kedrata. Ja sõnulise võistluse võitse Jürissoni Anneli ja pillimihi võistluse võistluses lõõtsamängija tiitli Oroperve Aivar. Karguse kargaja oli siis Liiva Kati ja meeste tantsuvõistluse meistri oli siis Jaama-Olle Ilmar. Vägimehe mõõdu võtmisel oli siis kõige sitke Porumaa Marek ja leeväkütsäja oli siis Toome Iti. Sõiravõistlusel sai siis Päkke Marju tiitli ja piirangumeistri tiitli läks jälle Linnuse Marjele. Õlletegija oli siis Hindriksoni Andrus, taarivõistlusel oli siis võitja Täpsi Aivar, vereväviina võistlusel Kudre Helena ja hansavõistlusel kasvandiku Hillar. Nii et siin on päris nime niiviisi oleman ajalehen ja siis Ülemsootska tiitli peale võistlivas siis Merka Uibolehe Urmas ja siis Ülemsootskas sai nagu me ütlemises Järve-Lilli Rein. Nii et mina ütle auvu kõigile kuningriigi meistritele. Siin on siis suveseminarist väikene ka pressiteade. Rahandusministeeriumi pressiesindaja Heina Poott tegi ka autälle setokiilse kirjatükky tollest seminarist ja tõesti keeletoimetajatel tunnustavalt, et väga tubli, et niimoodi opnu kiilt, et mõist seda vast ilusa jutu kirjutada. Et eeskujus kõigile. Et siin on siis ka selle Rahandusministeeriumi poolne väike tagasivaade. Ja Kuljuse Inga käveses hästi hulka raamatukogu tüütajatega Setomaad müüda ringi. Ka meil Seto ateljee galeriigal avvu neid vasta võtta ja oli täitsa sääne nagu väga kiire, aga väga südamlik kohtumine, laulsime neile mõne laulu, mis oli luuletustest tehty ja siis neid huvit väga ka käsitöö väljapanek. Ja siis Sarveõie, kes on siis Obinitsa muuseumi giid ja muuseumi pedagoog, time siis kõneles Obinitsa muuseumist tollest, et kus säilitas nende lauluimäde, leeloimäde perendid, kogu see noid elulugusid ja nüüd on ka siis kuulus näitus, mis Soome abil tehti nendest teadlastest, kes Armas Otto Väisänen ja siis skulptor Alpo Sailo ja joonistaja Karl Bengt, et kes siis neid lauluemasid omal ajal portretiirseva ja savitiva, et tuustumas sest nüüd ka seal näitusel pildi ja osa noistum lausaga selle kuuri sainu peal. Ja Saatse muuseumin oli see suhke näitus Merkal, kes on joonistanud juba üle 10 aasta Seto inglit. Noide inglite sünniman oli mul au olla, sellepärast, et te löydse tarka etenduse aigu Mikuuri alt ütte see ümerigu pütükaase ja ütel, et neoma siin nagu engli siiva ja üldse, et teda minemise töö ja teda ei tohi ärvisata ja võtse värvikese välja ja nakkas inglit tegema. Ja no ingli ehtve nüüd paljusid ussepäälsid, et kaitsases maja sissepääsusid ja õnnistada. Ja nüüd siis Merka olgi sest enne vahtsid inglit ja osa siis ajutiselt lätsive ka näitusele, nii et oli väga hingeülendav näitus.
ja muidukina suures sündmus siis, et peale kuningriigi tuli siis veel Miihilaulu festival, mille korraldamisest Tiit Rohkep Rein. Mina sai lihtsalt kogemata nautida toda festivali, kuna natukene õpitaresid toimusid galeriin. Ja tõepoolest 4 rahvusest mehest, sest laulseva ükstase laule ja sai kuigi väga umatses, et oli võrratu kontserdi. No Miihilaulu päeva oli jah päris ägeda, et ma isik ka usu, et nii võimsalt välja tule. Paasapäevateenistuse Obinitsa Kerko, Gruusia mehe laul, Seto mehe laul, meeste laul kostu igale poole ja kontsertidel käib meil pea 500 inimest, nii et oli selline väga väkev üritus. Tõepoolest, ja Obinitsa paasapäiv sai siis Miihilaulu festivali ja kohvikite päeva raamenseski ka ära peetus. Ja siis viimatsel lehekülje peal on ma taas väikese õnnitluse, leinakuulutuse nagu kahju ja valla sündmuse ja seokord, mis siis Ritsa Revaliga kävemises Inne sünnipäivä Tammikku maidit ehk Maria Tammikut kaeman Inne 90. sünnipäivä, kuna me pidime sõitma sünnipäeväpäeval. Ja siis aimita ka veidikese juttu, imetlimitime käsitöid, sousemi tugevat tervist. Ja siis õnnes saime see Sotsiveri Kadrilt ka ilusa pildi maidistuma imelisen lilliaian, et kõik seto inimese kandva hindaga toda kultuuri ja ma pane kõigile nagu sugulastele ja järeltulijatele ja naabritele ja kõigile süäme peale, et kullelge mälestusi, kaega käsitöid niiviisi kõigi oma tuttavate inimeste ummi, et tegelikult Setomaal iga inimene vääris nagu raamatut või artiklit või näitust või niimoodi, et väärtustame noid Seto kultuuri kandjit. No vot, sääne saigi meil tämpäne Setomaa lehe tutvustus. Näydake eks saatele pässä ja telke hindele Seto meedia kanal. Aga Üllega me saame jälki kokku siin siis kuule septembri number Setomaad ja siis kaemi, mis sinna papri peale on saadu. Ja kui kellelgi on midagi sinna kirutada või tahtet millestki kirutada, siis võtke muka ühendust. Kõike kõige paremat, nägemist! Nägemist!